tšau, täna räägime rahast, aga mitte kuidagi igavalt, vaid nii, et see aitaks just sinul, tulevasel IT-profil, ehitada endale ühe tugeva vundamendi. Ja usu mind, see on sama oluline oskus kui Pythoni valdamine. Okei, alustame kohe ühe mõtteharjutusega. Mõtle korraks oma viimasele ostule, ükskõik mis see oli, ja küsi endalt, miks sa selle tegid. Oli see, selline hetkeemotsioon, reaalne vajadus või hoopis midagi muud? Ja täpselt see küsimus ongi, tead, kogu tänase teema tuum. Nii et esimene suur idee on finantsiline mõtlemine. Ja unusta kohe ära igasugused keerulised Exceli tabelid. See on hoopis suhtumine. See on see, kuidas sa rahale otsa vaatad ja sellest üleüldse mõtled. Ametlikult on selle nimi finantskirjasus või rahatarkus. Aga mõtle selles nii, eks ju. Sul võivad olla kõik maailma teadmised ja oskused, aga kui su suhtumine ja käitumine pole paigas, siis ei muutu mitte midagi. Just need kaks viimast on need, mis panevad kõik su teadmised reaalselt sinu heaks tööle. Aga mida see siis, päriselus tähendab? Väga lihtne. Esiteks, sa päriselt tead, kuhu su raha läheb. Teiseks, sa oskad vahet teha sellel, mida sa lihtsalt tahad ja mida sa tegelikult ka vajad. Ja mis on võib-olla kõige olulisem, sa ei ela enam palka päevast palka päevani, sa mõtled pikemalt ette ja, mis peamine, võtad ise vastutuse oma valikute eest. Ja see slaid siin, see näitab nii hästi, kuidas mõtteviis absoluutselt kõike muutab. Vaata, vasakul on see tupiktee, mul pole raha, ma ei saa. Ja paremal on lahendusele suunatud küsimus, okei, aga kuidas ma saaksin? See on nii väike nihe peas, aga see avab täiesti uued uksed, päriselt. Ja just sinu jaoks tulevane IT-spets on see mõtteviis, eluliselt tähtis. Mõtle ise, su sissetulek võib tulevikus olla ebaregulaarne. Teed projektitööd, oled vabakutseline, samal ajal pead sa ju kogu aeg investeerima uutes oskustesse, et turul püsida. Ja see finantsmõtlemine ongi täpselt see tööriist, mis aitab sul selle kõigega hakkama saada. Okei, lähme nüüd edasi ja vaatame, kuidas see kõik praktikasse panna. Ja meie kõige parem tööriist selleks on isiklik eelarve. Mõtle sellest kui oma isiklikust tegevusplaanist, et saavutada selgus ja kontroll. Nüüd vaata seda numbrit. 56%. See ei ole mingi suvaline statistika. See number räägib tegelikult ühe loo. Loo sellest, kuidas me Eestis rahaga ümber käime. Ja tead mis? See lugu on päris lootusrikas. See tähendab seda, et ühe värske uuringu järgi planeerib juba üle poole Eesti leibkonnadesse oma rahaasju. Üle poole! Ja mis on veelgi olulisem, see on kasvav trend. Me muutume järjest teadlikumaks. Me võtame oma rahaasjade üle kontrolli. Liikume selgelt õiges suunas. Ja vaata nüüd seda. Just teie, noored, olete siin täielikud teerajajad. Kui üldiselt kasutab eelarveäppi umbes iga 5 inimene, siis teie vanusegrupis teeb seda juba üle poole. See on ju super. Te olete digimaailmas niikuinii kodus, eks? Nii et kasutame selle supervõimega oma rahaasjade korrashoidmiseks. Nii et palun, kõige olulisem asi, mis meelde jätta. Unusta ära see müüt eelarvest kui mingist piirangust. See ei ole vangla, mis keelab sul elu nautida. Vastupidi, see on vabadus, see on tööriist, mis annab sulle kontrolli ja vähendab stressi, sest sa tead täpselt, mis toimub. Ja alustamine on tegelikult üllatavalt lihtne. Ainult 4 sammu. Esimene, kaardista oma sisetulekud, stipendium, palk, mis iganes. Teine, pane kirja oma püsikulud, üür, transport, telefoniarve. 3, ja see on minu arust kõige põnevam osa, hakka jälgima oma muutuvaid kulusid. Söök, meelelahutus, just siit leiad need kohad, kuhu raha märkamatult kaob. Ja 4, mis on ülioluline, sea endale eesmärk. Tahad uut arvutit, plaanid minna kursustele. See on sinu motivaator, mis aitab sul reeli püsida. Okei, nüüd on meil mõtteviis ja tööriist paigas, aga räägime korraks ka sellest, miks see kõik üldse oluline on. Ja asi on tegelikult lihtne. Iga sinu kulutatud euro on üks otsus, üks valik. Alustame ühest põhitõttest, mis, kui sa sellele mõtled, muudab absoluutselt kõike. Raha tagajamine, lihtsalt raha enda pärast, see on nagu orava rattas jooksmine. See ei vii sind tegelikult mitte kuhugi. Sest raha, see pole tegelikult kunagi see päris eesmärk. See on alati vahend. See on sinu tööriist. Tööriist, millega sa ehitad, ei midagi vähemat kui oma enda tulevikku. Üks teadlik valik korraga. Aga kuidas siis teha neid paremaid valikuid? Tegelikult on see lihtne. Enne kui sa kaarti viipad, peatu korraks ja küsi endalt 3 küsimust. Esiteks, kas see ost toetab minu eesmärke? Teiseks, kas ma päriselt vajan seda või ma lihtsalt tahan seda?
ja kolmandaks, kas see asi annab mulle ka pikaajaliselt mingit väärtust, mitte ainult selleks üheks hetkeks. Ja vaata, just need ongi need eesmärgid, millest me räägime. See uuring siin näitab, et sinuvanuste noorte jaoks on kõige olulisemad asjad reisimine ja hobid, oma kodu ostmine või remont ja muidugi haridus ja koolitused. Nüüd mõtle sellele niimoodi. Iga kord, kui sa jätad mingi mõttetu impulsostu tegemata, investeerid sa tegelikult just nendesse suurtesse unistustesse. Ja see Morgan Houseli tsitaat siin on lihtsalt kuluda väärt. Kiireim viis vähem raha omada on kulutada raha selleks, et näidata inimestele, kui palju raha sul on. Ära lange sellesse lõksu, et kulutada raha teistele mulje avaldamiseks. See on sinu raha ja sinu eesmärgid. Tõeline rikkus ei ole mingi uhke auto, vaid see on vabadus teha ise oma valikuid. Nii et võtame selle kõik kokku 3 põhiideega. Esiteks, sinu mõtteviis kujundub sinu rahalist reaalsust. Absoluutselt. Teiseks, eelarve ei piira sind, vaid annab sulle kontrolli. Ja kolmandaks, iga sinu kulutus on tegelikult valik. Valik selle kohta, millist tulevikku sa endale ehitad. Ja sellega ma lõpetangi ühe küsimusega sulle. Millise tuleviku sa endale täna valid? Sest iga sinu ost, iga sinu rahaline otsus ongi vastus sellele küsimusele. Aitäh kuulamast!